Tere tulemast! Aitäh, et olete tulnud kuulama järjekordset loengut sarjast Elav ruum. Mina olen Sandra Mälk, muuseumi teadur ja täna on meil külas Roland Reema ja Laura Linsi. Nad on arhitektid, kes on tänavu väga palju tegelenud näituse projektidega. Üks on Veneetsia arhitektuuribiennaalil Eesti paviljoni kureerimine koos Tadeusz Šrihaga ja selle näituse pealkiri on Nõrk monument. See uuris mitmeid küsimusi monumendi olemusest ja sellest, millised monumendid tänapäeval üldse inimestele korda lähevad Eesti ühiskonnas. Ja teine näitus on Ermi Heimtali muuseumis nimega Toimumata jäänud tulevikud, kus siis põhifookus on 20–30 aastate argielu moderniseerimine talude interjööris ja taludes. Ja igapäevaselt tegelevad Roland ja Laura siis projekteerimisega loomulikult. Nad on tööl Londoni mainekates arhitektuuribüroodes. Laura sellises kohas nagu East Architecture, Landscape Urban Design ja Roland Sanchez Benton Architectsis. Nad on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia ja Delfti Tehnikaülikooli, kus siis omandanud magistrikraadi. 2 aastat tagasi moodustasid nad oma firma keerulise nimega Erloa Luarnad, mis on tegelikult lihtne, see nende mõlema nime kombinatsioon. Ja selle büroo huviorbiidis on siis erinevad ruumide tähendusväljad. Ja lisaks on nad ka see aasta Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri osakonnas külalisõppejõud ja neil on käsil mitu näituse projekti veel. Loengus nad mõtisklevadki selle üle, mis on monumendi olemus, kuidas tähenduslikud kohad võivad avalikus ruumis mõnikord sündida täiesti ootamatult ja milline siis on olnud see kogemus kureerida ja projekteerida näitust 2 väga sellisesse ajaloolisesse kohta Veneetsias vanasse kirikuhoonesse ja Heimtalis traditsioonilisse taluhoonesse. Ja mõlemat näitust on veel võimalik külastada. Heimtali näitus on avatud oktoobri viimase nädalavahetuseni ja Veneetsias veel novembriski. Ja tahan veel jagada head uudist, et ilmunud on ajakiri Maja uus number, mis on seekord ka väga sisukas. Ja siin on siis Kaja Paeg, kes on ajakirja peatoimetaja ja arhitekt. Tema on siis kirjutanud nii Veneetsia biennaalist kui ka Laura ja Rolandi näitusest koos Tadeusz Šrihaga. Ja ma arvan, et nüüd ongi see moment, kus ma annaks sõnajärje üle. Nii, Roland Reema ja Laura Linsi, palun. Tere! Aitäh! Aitäh Sandrale ja aitäh, et kõik on siia tulnud ka. Meie väikest vestlust, ma loodan, et vestlus osalema ja alguses kuulama. Me siis tutvustame 2 näituse projekti, millega me oleme see aasta tegelenud ja mina kõigepealt alustan Veneetsia projekti tutvustamisega ja siis Roland räägib meie Heimtali projektist. Sissejuhatus on meile, ma arvan, täiesti tehtud. Rohkem ei oskagi enda kohta midagi öelda. Võib-olla siis lihtsalt hakkame pihta. Et kõigepealt võib-olla nii palju ka Veneetsia arhitektuuribiennaalist, kuna ma näen, et kõik ei olegi arhitektid, kes siia tulnud on. Et siis tegu on üle aasta toimuva rahvusvahelise arhitektuuriüritusega, kus siis peaaegu iga riik tuleb välja oma rahvuspaviljoniga ja veel on siis peakuraatorite poolt kokku pandud selline kureeritud ühisnäitus erinevate kaasaegsete arhitektide poolt heaks arvatud teemadega. Ja see aasta siis mina, Roland ja meie
Tšehhist pärit kolleeg ja sõber Tadeusz Riha osalesime Eesti paviljoni tegemisel ja kõigepealt koosnes see siis võistluses, rahvusvahelises võistluses ja siis osutusime välja valituteks oma teemaga Nõrk monument ja nüüd olemegi siis sellega 1,5 aastat tegelenud. Et see on üsnagi pikk aeg, mille jooksul ühe teemaga tegeleda, et see kindlasti meie jaoks on olnud rohkem kui näitus sellel kujul, mis ta praegu väljas on, et sellel on ka selline kandev teoreetiline osa, mida peamiselt esineb näitusega koos välja tulnud raamat. Ja võib-olla veel meie siis tiimist nii palju, et mina, Roland ja Tadeusz õppisime kõik koos Delftis ja see on meie selline esmane kokkupuutepunkt, aga siis loomulikult sealt alates saigi, et sealt sai selgeks, et meile meeldivad või meid huvitavad maailmas ja eriti arhitektuurimaailmas sarnased teemad ja see biennaali konkurss Eestis oli meie jaoks väga põnev võimalus edasi minna võib-olla teemadega, millega me olime juba varem ka ülikooli ajal alustanud. Et üheks kandvaks projektiks kindlasti oli Tadeusz magistritöö, teoreetiline osa, mille ta kirjutas teemal Weak Architecture ja samamoodi siis minu kirjutatud käsitlus ääremaise positsiooni produktiivsusest sealsamas Delfti ülikoolis. Aga et siis Eesti paviljoni jaoks tulime välja teemaga Weak Monument. Ja meie kõige alguses olidki meil siin üks Tatlini monument ja üks Laapini antiinternatsionaali monument, mis on omavahel moodustavad sellise paari. Ja ma loen kohe ette ühe lõigu ka raamatust, mis meil selle Weak Monumentiga seoses või Nõrga monumendiga välja tuli. 1973. aastal kavandas arhitekt Leonhard Laapin antiinternatsionaali monumendi. See oli puidust tall tema sõbra Valdur Ohaka eeslile. Elagu eeslid, moodsa destruktiivse arhitektuuri inspiraatorid, oli üks joonisele lisatud märkusi. Seda Vladimir Tatlini spiraalse torni vernakulaarset antiteesi võib pidada kangelasliku monumendi pilana. Satiir ei olnud suunatud ainult monumendile. Projektis leidus kirjeldus ka niinimetatud kangelasliku arhitekti kohta. Joonisel olid lisaks sellised märkused nagu interjöörid sisustab eesel ja keegi viskas maja sisse akna. Eeslid ei piirdu arhitektuuriteoorias ainult interjööride sisustamisega, vaid nagu on välja toonud Le Corbusier, on neil sõnaõigus ka linnade loomisel. Teoses Homne linn ja selle planeerimine väidab ta, et eesel läheb kergeima vastupanuteed. Samal ajal kui modernne inimene liigub sirgjooneliselt, sest tal on eesmärk ja ta teab, kuhu ta suundub. Modernne inimene teadis tõesti, kuhu ta suundub. Tänapäevas inimese puhul pole see aga nii kindel. Praegune nõrk olukord, kus teabe, arvamuste, väärtushoiakute, isegi faktide paljususe ning suhtelisusega pole just ideaalne kasvulava nende kivisse, betooni või terasesse talletamiseks. See on monument on näide otsesest sõnaselge poliitilise tähenduse väljendamisest. Samas on selle kaudu võimalik mõista arhitektuursete vormide keerulisi poliitilisi tasandeid. Nõrk monument kõnnib eesli jälgedes. Selle tähendus ei ole kohe mõistetav, aga seda võib kõikjal aimata. Selle ehitamiseks pole vaja suuri jõude, vaid pidevat panustamist. Sel puudub kindel hierarhia, ometi on hierarhia olemas. Lõplik vorm ei ole kavatsuse tulemus, aga see pole ka puhas juhus. Seda kujundavad otsused on suures osas pragmaatilised. Tulemus on pigem kompleksne kui lihtne. Sellise monumendi mõjuvõim on pigem vihjav kui ilmselge. Ja siin see esialgne paar siis on Tatlini monument, mida me käsitleme sellise klassika või traditsioonilise monumendina 300 meetri kõrgune terasest torn, mis jäi ehitamata, oli mõeldud kommunistliku partei peakorteriks ja Eestist tulnud projekteeritud eeslitall samuti jäi ehitamata, aga kannab provokatiivset nime antiinternatsionaali monument ja selle projekteeris Leonhard Laapin aastal 1974. Mis ikkagi siis teeb arhitektuuri poliitiliseks või kuidas politiseeritus ruumis väljendub? Monument oli meie meelest või siiamaani on huvitav
ekstreemne arhitektuurne projekt, millest selle puhul kinni hakata, sest monument on ainult poliitiline ja ta on üheselt poliitiline ja mingisugust muud programmidel justkui ei olegi. Nõrkus on aga midagi, mis on varjatud, see on pigem midagi, millele on keeruline nime anda, seda on lihtne või pigem lihtne näha millegi negatiivsena või seda pahaks panna. Meie aga mõtlesime, et selle projekti raames on seda just huvitav vaadata kui omadust, millel võib olla potentsiaal ja mis võib olla mingisuguseks loovaks aluseks ja omaduseks. Võib-olla selline üks peatükk, mida me oma nõrkuse otsingutel käsitlesime, oli vare. Ja vare on, ma arvan, küllaltki selgelt nõrk. See on millegi jäänuk, midagi, mis on lagunev ja mida võib tihti näha kui ülejääki, kuid samal ajal on varemetes ka olemas mingi tohutu romantiline potentsiaal ja midagi, mis saab inimesi mõtetele kutsuda ja paneb fantaasia käima, et ma arvan, et see ei ole nii ainult arhitektidel, vaid üldse kõikidel inimestel. Ja et siin on võib-olla selline huvitav näide Johann Wilhelm Krause töödest 19. sajandil, kes on joonistanud üles varemetest Tartu Toomkirikut, mis siis hiljem on saanud aluseks ka tema arhitektuursele projektile selle ümberehitamiseks raamatukoguks. Ja Tartu Toomkiriku varemed siiamaani, ma arvan, on üks kõige suurema sellise romantilise potentsiaaliga vare Eestis. Et meie see algpunkt võib-olla oligi otsida siis sellist politiseeritust, mis ei väljendu ainult monumendis, vaid millel on vaid politiseeritust, mis on nõrgem ja varjatum ja mõtelda sellele, et kust kaudu seda arhitektina või sellega arhitektina tegeleda saab. Et see spektrum, millega me tegelesime, on võidusambast barrikaadini või siis nagu siinpool näha võidusambast kõige lihtsama tänavaprojektini, et sealt kõige äärmine spekter on traditsiooniline monument Peeter I ausammas, mis seisis Vabaduse väljakul või tollasel Peeter I platsil või Peetri platsil, vabandust, ja seal on näha siis hiljutist Sootänava ümberehitusprojekti, kust siis arhitektide ja kohalike sekkumine küll informaalsel tasandil, aga lõpuks mõjutas täielikult selle ruumi ümberprojekteerimist. Ma loen veel ühe lõigu. Kujutleme vahemikku võidusamba ja revolutsioonilise barrikaadi vahel ning laiendame seda. Teinekord väljendab ühiskondlikku tahet kõige täpsemini hoopis monumendi ümber olev sillutis. Nõrk monument ei ole antimonument. Meie projekti mõte ei ole õõnestada monumendi niigi ebakindlat mõistet. Pigem kasutame ära selle hajusat määratust, et uurida seoseid monumendi sõnaselge poliitilise laetuse ja ülejäänud arhitektuuri kaudse politiseerituse vahel. Võib-olla see ütleb päris hästi, et kuidas kogu selle projekti vältel, ma arvan, et see on meie jaoks üks suur küsimuste püstitamine ja selline omaenda mõtetega tegelemine ja ka oma arhitektuurse töö laiendamine, et kus saab olla arhitektuuris tähenduslik, et ega otsest vastust ei oskagi anda. Aga üks ja võib-olla kõige tähtsam viis ikkagi, kuidas me sellega kogu selle projekti vältel tegelesime, oli see, et tegu on ju näituse projektiga ja et meie jaoks oli see peamine motivatsioon siis installatiivsel tasandil just ruumiga tegeleda ja seda sama küsimust püstitada läbi ruumiliste meetodite. Arhitektuuribiennaal toimub Veneetsias iga aasta kahel põhilisel näitusalal, Giardinis, kus on suurte rahvuspaviljonide või on rahvuspaviljonid, mis on seal mõnel rikkama riigi puhul juba 19. sajandist, uuemad rikkamad riigid on sinna neid lisandunud, Eestil ei ole seal paviljoni, mis on võib-olla täitsa tore. Ja teine näitusala on
Arsenale, kus siis on rendipinnad. Meie kuidagi tundus, et selle projektiga oleks kõige paremini kooskõlas nendest mõlemast alast väljapoole näitusepinda otsida. Ja mitte ainult et põhiliseks kaalutluseks võib-olla selle puhul oligi see, et me teadsime, et me tahame seda teemat lahata ka just läbi ruumilise installatsiooni ja projekteerimise, et siis juba see nii-öelda krunt või asukoht, millega tegeleda, et see oli kõige huvitavam oleks leida mingisugune baas, millel juba endal on laetus olemas. Niisiis, et kui me Veneetsiasse läksime, et seda õiget näituse paika endale leida, siis me otsisimegi kas mõnda kirikut või palatsot või midagi, ruumi, millel oleks juba selline tugev hierarhia ees olemas, midagi, mis oleks kindla suunaga, kui sinna astuda, näiteks kiriku puhul on ju üsnagi selge suunitlus alati altari poole, et alati sa tead külalisena, kuhu vaadata ja kuhu minna. Ja palatso puhul, me ei teadnud, mõtlesime, et ehk jääb midagi teele. Igatahes meie valik langes lõpuks sellisele kirikuhoonele, mille nimi on Santa Maria Ausiliatrice, mis asub nende 2 biennaali näitusala vahepeal. Ja see ei ole enam juba tükk aega kirikuna kasutuses, aga sellegipoolest on, tal on kõik need omadused kirikuruumile, omased omadused alles. Ja see on vaade sellele kirikule, aga et samas juba olid tal nagu eriti sellised mõnusad nõrgestavad elemendid, et tegelikult see ongi selle kiriku uks ja see avaneb sinna kirikusse siis ühe kortermaja alt, et seal nagu juba hakkavad toimuma sellised väga veneetsiapärased naljakad väiksed hetked, mis nagu juba nõrgestavad sellise monumentaalse ehitise olemust. Ja samuti on ta vägagi lagunevas seisus. Siit siis mõned sisevaated, et seal on olemas selline väga, see on barokk sisustusega või sisuga kirik, kauni marmorpõrandaga, mis ometi, kuigi ta on lagunev, siis loomulikult kõik see lisab sellele ainult võlu, mahakukkuv krohv võib-olla veidi vähem võluv, kuid sellegi poolest tugeva karakteriga ja siis igasugused sellised hilisel 20. sajandi lisandused nagu need radiaatorid, mis juba omakorda hakkavad maha kukkuma ja on leitud selliseid informaalseid lahendusi nagu väiksed puidujupid, mis seda üleval hoiavad, et seal kirikuruumil oli meie meelest väga selline mõnus karakter olemas, millega siis tegelema hakata. Ja installatsiooni selline kandev element meie jaoks on sarnane, nagu mis nõrga monumendi nimestki välja tuleb või pealkirjast, et tegu on sellise 2 mõiste vastandamisega ja siis sellist kahesust või duaalsust ja vastandusi jätkasime me ka ruumilises installatsioonis. Et aina rohkem tegelesime me sisseastumisel ja see on, kuidas öelda, kontseptuaalne lõige, ei vasta päris tõele, aga et see on, et sisse astudes selline lavahetk või stseen linnaruumist ja siis hoopis teistsuguse materiaalsusega tagaruum, kus siis avaneb see näitus natukene traditsioonilisema näituse vormis. Ma jään püsti, muidu ma võimlen nii palju. Ja siit siis sisseastumise vaade juba nõrga monumendi installatsiooni paika saades, mis on stseen või väga tavaline stseen linnaruumist, kus on tänavakivi, monument või monumendi baas, tänavapink ja üks allalastud äärekivi. Ja see on siis selline küllaltki hall ja robustne stseen, mis sinna kiriku interjööri potsatanud on. Et siit veel nüüd otsevaade. Et just seda pingi võimalust võib-olla on huvitav, eriti suve ajal Veneetsias olles
oli huvitav näha, kui palju seda reaalselt ära kasutatakse, võib-olla isegi rohkem, kui me oma lootusrikastes mõtetes ette näha oskasime. Siin siis olemasolev kirikupõrand, marmorkivikpõrand, Eesti kõige tavalisem tänavakivi, betoonkivi, unikivi, mis on tegelikult pärit Soomest, ja betoonsein või monumendibaas. Ja siit juba hakkab välja tulema see installatsiooni kahesus. Et kuigi see sein tundub alguses nagu üks läbimatu betoon või kivimürakas, siis on see tegelikult vaid illusioon ja et tegu on kergkonstruktsioon seinaga, mis on üle krohvitud. Ja siis hoopis teistsugune maailm avaldubki seal seina taga. Et sinna saab seinast läbi astudes ja sellega siis kaasneb selle kirikuruumi hoopis uus ja teistsugune tunnetamine. Võib-olla selle installatsiooni puhul on kõige olulisem öelda, et meie esimene eesmärk oli seda kirikuruumi eksisteerivat hierarhiat lõhkuda, kuid mitte väga dramaatilisel moel, võib-olla lihtsalt seda sealt inimese liikumist sellest ruumist läbi muutes. Nii et altar, mis esialgu tundub kaetud olevat, on siiski täiesti ligipääsetav ja tegelikult on sinna loodud selline uus intiimne konditsioon, kus katoliku kiriku altarite puhul on väga tavaline, et nende ees on selline tõstetud aste, mis seab ülejäänud ruumi, kus siis kiriku külalised on, seab madalamale ja altar on tõstetud kõrgemale, et see aste on seoses selle installatsiooniga siis kadunud ja et see tagune põrand on ära tasandatud. Ja siin on see hoopis teist sorti maailm, mis siis avaldubki selle seina taga, kus ühest küljest on nõrga monumendi teema avatud, nagu ma juba ütlesin, sellise klassikalisema näitusena, aga ühtlasi ka hoopis teistsuguses materiaalsuses, palju pehmemas ja detailide rikkamas ja kollasemas ja värvilisemas maailmas. Siin on vaade ruumile, kus saab tutvuda kataloogidega, vaade ruumile, kus on üleval seesama spektrum, millest ma enne rääkisin, traditsioonilisest monumendist tänavakivini, ning siis üks näide maketist, mis siis seal näituseruumis väljas on. Et toon siis Laapini eeslitalli makett. Ja siin ma arvan, et meie jaoks ka kõige põnevam oli see, et ikkagi tegu on ju samas lõpuks ka päris tavalise arhitektuuriprojektiga selles osas, et arhitektuurse projektiga, et selles osas, et kõik see peabki saama läbi lahendatud ja meil oli see kirikuruum, mis seadis tegelikult väga kindlad piirid sellele, mida me seal teha saame. Muus osas ka näiteks, et mitte ühtegi seina ei tohtinud puutuda ja kandekonstruktsiooni ei tohtinud puutuda, et põhimõtteliselt meile jäigi ainult põrand, aga see meile meeldis ka, et see oligi see suhestumise algpunkt. Nii et siit need peamised joonised plaanide ja lõigetena. Ja me ei ehitanud midagi Eestis valmis, et peamine aur läkski ikkagi üsna täpsele läbiprojekteerimisele, et kuhu jääks võimalikult palju siis et jääks võimalikult palju vabadust, et seal kohapeal veel viimaseid otsuseid teha ja loomulikult et siinkohal on ka oluline, et me ei ehitanud küll siin midagi valmis, aga meil olid Eestist ehitajad, partee firma, kes oli väga võtmelise tähtsusega lõpuks see projekti toimimise juures, et meil oli nendega väga tore koostöö ja kohe võib-olla tuleb rohkem välja, et millistes osades. Et siin on siis näha, millistes osades see kirik hakkas lõpuks kõike, mida me tegime, informeerima. Et siis
suur alguses läbistamatuna mõjuv sein on samamoodi tegelikult oma kujus osaliselt sõltuv sellest kirikust, et on igalt poolt siis kiriku seintest lahti tõmmatud ka selles karniisi osas ja et võib-olla sellised detailid on need, mis meie jaoks ka selle projekti nagu väga lõbusaks tegid ja lõpuks seda üldmuljet väga meie meelest rikastavad. Ja samamoodi võib rääkida näiteks sellest metalltõmmitsast siin, mis ei ole tegelikult meie installatsiooni osa, vaid on samuti enne selles kirikus juba olemas olnud ja millest osavad ehitajad tegelikult samuti selle seina on 0,5 sentimeetrit lahti ehitanud, et kuna me kandekonstruktsiooni puutuda ei tohtinud. Et siis kõik sellised väiksed asjad päris palju muudavad seda ruumilist tunnet seal. Ja siin jällegi siis sellest puitkonstruktsioonist ja sellest teistsugusest ruumist seal seina taga, kus lakitud vineer ja õlitatud puit mitte ainult võib-olla ei mängi selle valguse ja läikega, vaid samamoodi see mõnus puiduõli lõhn hakkab seal oma osa mängima. Ja siis sellised kummalisemad kokkujuhtumised selles kirikus, mida me käsitlesime varemena ja kus on ka alles aeg-ajalt mittetöötavad lambid, mis peavad siis kokku saama lampidega, mis peavad meie näitusel töötama. Ja kõik see kuidagi meie meelest lõpuks mängib päris hästi kokku selle ruumi tunnetuse loomisel. Aga see siis on selline üldine või see üleüldine kontseptsioon sellest kahesusest ja väga oluliseks saigi meie jaoks see selle näituse puhul, et kokku hakkaksid mängima omavahel need maketid, see olemasolev kirikuruum, see installatsioon ja et peaaegu tekiks segadus, et kui külastaja tuleb, kas ta üldse saab aru, mis seal enne oli ja mis on uus ja mis on üldsegi makett ja et ühesõnaga, et mida üldse märgata. Ja et nii selle vasakpoolse alla langetatud äärekivi puhul, ka seda me käsitlesime maketina ja et see on tehtud tellitud valuna ühe Tartu betoonimeistri poolt. Ja siis ongi läbi selle näituse 4 maketti, mis on kõik nõrkadest monumentidest ja need kõik on omamoodi monumentaalselt näidatud. Ma räägin ühest täpsemalt ja see on Tallinna tüüpi maja makett, et see on Tallinna tüüpi maja, kui siin on selles osas inimesi, kes ei teadnud, et see on Tallinna tüüpi maja, siis selline ta on ja et neid on kindlasti Tallinnas elavad inimesed teavad, et neid on siin väga palju ja et sisuliselt on tegu siis kivi või tellis trepikojaga, mille mõlemal küljel on palktiivad, puitehitis, mis on siis korteritena kasutusel. Ja see maja tüüp on 20. sajandi algusest pärit ja sellel on selline huvitav kujunemislugu, mis võib-olla kõige olulisem osa sellest meie jaoks on see, et kui Tallinn laienes, siis ehitati aina uusi kortermaju ja kiiresti ja puidust ja võimalikult palju ja kõik see muutus tuleohtlikuks. Ja üks hetk loodi siis selline regulatsioon, mis oli tegelikult minu meelest ühesõnaga keisririigi poolt mitte ainult linnale pandud regulatsioon, et kortermajal peab olema kas üks kivitrepikoda või 2 puidust trepikoda. Ja see on siis tegelikult ju sisuliselt väga sotsiaalne regulatsioon, mis tagab selle, et inimesed, kes selles puitmajas elavad, saavad selle trepikoja kaudu välja minna, kui nende maja põleb. Ja see ühe trepikoja loogika sobis väga hästi ka arendajatele, sellepärast, et siis ei võtnud, et nad pigem eelistasid seda versiooni, kui et 2 trepikojaga versiooni, mis võtab rohkem ruumi ja vähem müüdavat pinda. Et see sellistel erinevatest põhjustest tingituna sai sellest väga tüüpiline maja Tallinnas ja kuigi sellel on erinevaid arhitekte ja erinevaid stiile, kuidas seda maja ehitatud on, siis sellegipoolest on see nagu äratuntav tüpoloogia. Ja 70-ndatel alles hakati seda
majatüüpi siis kutsuma Tallinna tüüpi majaks, et temast sai selline sümbolehitis Tallinnale. Ja meie meelest see väga hästi suhestub selle nõrga monumendi teemaga, et just sellest osast, et tegu on nii utilitaarse projektiga ja ikkagi elamuga ja siis on tast saanud sinna sümbolväärtusega hoonetüüp. Ja just see trepikoda on siis see, mis meie meelest see nõrga monumendi kõige olulisem osa on. Ja niisiis, kui me otsustasime seda kuidagi seal näitusel näidata, siis langetasimegi otsuse, et see võiks olla sellise suuremõõtmelise betoonmaketi kaudu, et jällegi jätkata seda mängu monumendi ja nõrkuse vahel, et iseenesest nagu väga utilitaarse objektiga, aga tegelikult kui need puittiivad sealt ära mõelda, siis jääb alles ju väga selline traditsiooniliselt monumentaalne objekt, et seda oli näha paar aastat tagasi Kopli liinidel, kui paljud need maha põlenud Tallinna tüüpi majad, et nendest olidki alles jäänud ainult need trepikojad, mis selliste mälestustena seal maastikul seisid. Et samamoodi siis selle puhul mäng sellise monumentaalsuse ja tavalisuse vahel ja sai valatud makett, aga valad ei olnud me ise, vaid et sai valatud, kõlab nagu valasime. Tegelikult tegi seda üks Tartu betoon aiapostimeister Rasmus Zilna, kes meid nende betoonist makettidega palju aitas, et see oli ka hästi tore protsess meie jaoks, et kuidas nagu välja mõelda, et kes selliseid asju teha saaks meie eelarve raames, et siis betoonist aiapost on tegelikult päris sarnane element lõpuks sellisele elemendile ka, et need sellised huvitavad nagu seosed ja kokkupuutepunktid tekkisid. Et siin ta siis oma valmiskujul on, et on selline 1,2 meetri kõrgune. Seisab oma selle puitkonstruktsiooniga ümber selle teise puitkonstruktsiooni vahel. Ja selliseid makette siis on kokku näitusel 4 tükki ja üks teine näide siis on Hirvepargi trepp Tallinnast. Et selle projekti puhul, ma arvan, et paljud inimesed teavad seda, et see on projekt, mis on Toompea jalamil ja tegelikult see on järjekordselt see meie valik, et seda projektiks kutsuda. Mõjub jällegi üsnagi sellise igapäevase infrastruktuurse elemendina, et trepid lihtsalt, mis viivad Hirvepargist Toompeale, ometi on see tegelikult Herbert Johansoni 36. aasta Toompea müüri kindlustamise projekti osa, nii et sellel on täiesti selline arhitekt olemas, aga see selleks, et see sümboolne väärtus sai talle siis, kui 87. aastal hakkasid seal meeleavaldused toimuma, Hirvepargi miitingud, et nüüd seal on olemas ka selle mälestuseks oma selline memoriaal, silt. Et ja jällegi, et mängida selle mõttega, et kuidas neid sellisel monumentaalsel kujul või mängime selle mõttega, et kuidas neid monumentaalsel kujul näidata. Ja kõik need elemendid, nagu öeldud, et meie meelest oli huvitav, kuidas nad hakkasid kaasa mängima ka selle varemega, me nägime ka vaeva, et see nii juhtuks, et luua selline ühtne lõplik ruumi mulje. Et see oli võib-olla kõige huvitavam protsess selle juures, et kuidas mängida pigem selle tundega, kui teha näitust, mis oleks liiga didaktiline. Ja võib-olla siit veel siis raamatust ka nii palju, et selle protsessi vältel andsime me välja ka raamatu Nõrk monument ja meil oli väga hea meel, et selle väljaandjaks soovis olla Šveitsi arhitektuurikirjastus Park Books, mida me kunagi enne ei mõelnud, kes oli väga õnnelik, et meil oli üks pargipink näitusel. See kõik väga head seosed hakkasid lõpuks välja tulema ja selle raamatu jaoks me ise töötasime võib-olla tekstidega küllaltki vähe, aga et seal on meie kuraatori essee olemas, aga võib-olla veelgi olulisemal kombel on seal teisedki kirjutajad, kes siis kõik seda nõrga monumendi teemat avavad, et näiteks Eik Herman räägib just sellisest nõrkuse filosoofilisemast kontseptist ja miks see Eesti just nii sobilik on.
Belgia arhitektuuri teoreetik Tom Avermaete avab seda nõrga monumendi teemat kaasaegses kontekstis, et kuidas see kaasaegse kontekstiga suhestub. Taani kunstiajaloolane Margrethe Ronsegaard kirjutab monumentidest tänapäeval ja seal on veel meie intervjuu Toomas Paveriga ja Klaus Platskummer kirjutab kollektsioonidest. Ja seda sellepärast, et see oli meie üks peamine, ma oleks võinud siia lehele minna. Jah, et see kollektsioonide teema just ka sellisel nõrga meetodina, et meie tööprotsess terve selle aja vältel, kui me sellega töötasime, oli koguda näiteid nii Eestist kui maailmast, mis kuidagi selle nõrga monumendi teemaga suhestuvad. Ja lõpuks sellest saigi selline kollektsioon, kus umbes 50% on Eestist pärit näiteid ja 50% maailmast pärit näiteid. See oli ka oluline, et just mitte Eestit ainult insulaarsena käsitleda, vaid neid seoseid luua ja näha Eestis toimuvat osana Euroopas laiemalt toimuvast. Ja võib-olla siin see kollektsioon, see lõpuks on jaotatud peatükkideks, mis igaüks kannavad ühe arhitektuurse elemendi, aga võib-olla pigem sellise nõrga arhitektuurse elemendi nime, näiteks nagu vare või telling või alus. Ja siin üks näide siis ühest pildipaarist, mis on tellingu peatükist, kus tellinguid on näidatud küllaltki, et telling, mis on täiesti selline tihti märkamatuks märkamatuks jääda sooviv ehitatud element, siis siin on see natuke teistmoodi. Et kõigepealt võib-olla Günther Reindorfi vaibal, kus tellingud just 44. aastal näitavad uut ülesehitamise protsessi ja siis tellingud Tallinna Toomkirikus, mis olid Eesti Kunstiakadeemia sisearhitektuuri teaduskonna ja Kunstteadusinstituudi ühisprojekt, kus siis tellingud, nagu me sageli teame, et kui me kirikutes käime, on sageli tellingud ja need on pigem takistavad, aga et siis see Toomkiriku projektis osati seda väga kavalalt ära kasutada, et lõpuks oli isegi natuke kahju, kui tellingud ära võeti sealt altari ümbelt, et need olid siis kasutusel selleks, et restaureerida seda altarit ja uurimustööd teha. Ja niimoodi see kollektsioon meil kasvas ja siis oma parimate näidetega on ta selles raamatus esitletud. Ja see oli, ma arvan, meie jaoks kõige olulisem viis seda teemat just siin raamatus avada. Ja siis veel üks tore pilt avamisest, kus juhtuski see, et tavalises linnaruumis, kui ikkagi ei ole monumendi baasi, kuhu kultuuriminister peale saaks astuda, siis õnneks on alati üks pargipink, kus kõnesid pidada. Et see oli meie meelest väga tore selline ruumi kasutus, et avamisel me kõik avamiskõned või sõnavõtud, ütleme, toimusid sellelt samalt pargipingilt. Aitäh, Sandra, muidugi kutsumast küsija. Sandra on tegelikult kusjuures mõlema projektiga natuke seotud ka, mitte isegi natuke, vaid nagu ka päris. Et on väga tore nagu kuidagi olla siin justkui kolmekestiga lava ees. Ma tutvustaks siis meie teist näituse projekti, millega me see aasta päris jõudsalt tegelesime, aga väga huvitav on minust just nende näituste nagu see protsess ja kogu see ajakulg ja see energia, mis sinna nagu sisse läheb, et kui arhitektuuribiennaali projekt on tõesti üks väga siuke kompleksne, hästi nagu avalik projekt ka mõnes mõttes, et tegelikult peab nagu vastama mingitele ootustele või hästi palju on nagu sellist diskussiooni, et mis see on ja peab esitlema ja arutlema seda, siis mõnes mõttes toimumata jäänud tulevikud projekt, mis meil Heimtalis oli kuidagi hästi selline nagu isiklik või mõnes mõttes sellise nagu väiksema nagu skaalaline, aga sellegi poolest on seal ees kirjas ka EV100, siuke pealkiri. Et sellegi poolest oli see väga oluline projekt nii meie jaoks kui ka siis, ma arvan, teiste niimoodi kaasteelistele nii-öelda.
projekt toimus siis Heimtali muuseumis, mis kuulub tänapäeval siis ERMile, ERMi Heimtali muuseumis Viljandimaal. Ja kuidagi see sai alguse ühest väga spetsiifilisest olukorrast, sest et Heimtali muuseum siis kuulus Anu Rauale, kes on Eesti tekstiilikunstnik, kellel on vist veel avatud minu arust suur näitus Eesti Rahva Muuseumis. Aga me sattusime sinna Heimtali muuseumisse vaatama lihtsalt, mis tal seal on. Tal on niisugune väga võimas kogu seal kõikidest kuidagi nagu talupidamistest või nagu mis üldse talus oli tol ajal ja muidugi nendest tekstiilidest ja asusime vaatama taluperenaise ajakirju, mis on siis selline Eesti ajal välja antud ajakiri. Ja hästi spetsiifiliselt meile nagu meeldis, Laser ka, just see foto siin. Või see joonis ja üldse nagu see, et sa avad nagu sellise ajakirja ja mõtled, et see on selline vana 30ndate ajakiri ja siis ühtäkki tuleb sulle August Remmeli artikkel, mille pealkiri on Taluelamute kultuuri põhijooni ja siis tuleb selline hästi modernistlik või selline täiesti nagu võõra, noh, ütleme siis moega kuidagi mingi siuke disaini tutvustus justkui. Et eriti mulle meeldib, ma seisan hoopis püsti. Eriti mulle meeldivad muidugi need, et kuidas ikkagi nagu mulda trampida samal nagu leheküljel. Et mingi hetk see meile justkui nagu ärgatas hoopis mingisuguse teistsuguse arusaama sellisest ajast, kus me ise elanud ei ole. Ja teiseks ärgatas see ka mingi hoopis uue arusaama maakohast kui mingisugusest mingisugune ongi juba nagu kehv alatoon, aga kohast, mis oli vanasti kuidagi progressiivne, et tänapäeval justkui oleks harjunud maakohast rääkima, mis on nagu maha jäänud ja kuidas me nagu seda endaga kaasa toome või siis ongi nüüd mingi industriaalne piirkond, et tegelikult avanes maailm, kus elamine ja moodne elamine ja modernistlik elamine oli nagu kuidagi nagu elav. Ja siis EV100 kunstiprogrammi raames siis tehti nii-öelda avalik kutse, et sai nagu oma projekti sisse kirjutada ja ma kirjutasin, et sellise projekti nimega Toimumata jäänud tulevikud, kus siis just see idee nendest tulevikust, mis selle ajakirjades justkui kirjutati, ütleme elustiili ajakiri, et milline võiks üks moodne talu elamine välja näha, et milline see võiks olla, et need tegelikult jäid siis tulemata mõnes mõttes, et kui tuli nõukogude periood, siis väga mitmed sellised või põhimõtteliselt pandi ju põllu alla kõiksugune modernne mõtlemine või siis selline mõtlemine, mis siis sobi, ütleme, sotsialistliku realismiga nii-öelda. Et need, me tõesti võtsime kõik ajakirjad ette 27. aastast kuni 41. aastani ja käisime kuidagi läbi nagu üsna süstemaatiliselt, et mida nagu tutvustati seal. Et mõnes mõttes need esikaaned on minu arust ka juba väga kõnekad või mõnes mõttes annavad sellise alguse hea kätte, kus siis ütleme, tehakse nagu iga aasta otsitakse näiteks oma esikaant, et mingi hetk tekib selline küpsusperiood, kus siis tõesti see esikaas muutub selliseks nagu juba brändiks või moodsaks nagu talupidamise või üldse nagu ajakirjaks. Ja huvitaval kombel, või mitte huvitaval kombel, aga üsna nagu loogilisel kombel siis 40. aastal tegelikult see talu perenaine muutub hoopis maanaiseks ja kuidagi see viimane number on nagu eriti kõnekas, kus siis tõesti see sirp ja vasar on nagu sinna peale lajatatud. Ja et on nagu näha ka, kui esimesel, ütleme see esimene rida justkui isegi, et hästi palju ideid on mõnes mõttes sellised nagu kuidagi võõrad ja et kirjutatakse artikleid refereerimata, kust need ideed nagu saabuvad. Selline siin ajakirja, et mida me üldse loeme, et mõnes mõttes siis seal kuidagi mingisugusel sellisel küpsusperioodil hakatakse üha rohkem ka publitseerima just Eesti siis enda kirjanikke ja ka nagu arhitekte näiteks ja ka kunstnikke, et need esikaaned olid tegelikult päris huvitavad, need olid tihti Pallase tööd, Pallase nagu tudengite tööd või kunstnike tööd ja sa said need nagu ära rebida, need olid sinna kleebitud peale ja seal oli ka õpetus, et kuidas siis selle ära rebid ja siis saad selle raami panna ja siis omal koju seina riputada. Et selline kuidagi nagu õpetlik selline projekt oli see mõnes mõttes. Ja see avasõnas oli ka neil öeldud kindlasti, et see ei ole mitte kuidagi seotud mingisuguse poliitilise või kuidagi sellise laetusega, et see oligi tõesti, et kuna esimese Eesti ajal siis väga palju ju ütleme, tekkis nagu uus asunikke ja tõesti see talude ehitamine oli ju väga
suur projekt, selline nagu terve Eesti projekt, et kuidas ikkagi, ütleme siis Eesti maa, ütleme niimoodi, ära nagu hallata, et ühest küljest oli vaja inimestele tööd, teisest küljest pakkuski see ka tegelikult ju toodangut. Et mõnes mõttes see arhitektuur ja hoonete ehitamine oli seal ja see nagu kujundamine oli sinna ju sisse kirjutatud. Et üks siuke näide, nagu see väga meeldib, et kui nagu üsna nagu konkreetselt, et selline on sassistuba ja selline on ikkagi moodne tuba, et nagu et ei tohiks panna portreepilti näiteks elutuppa, see ei ole nagu väga moodne enam ja pildid ei tohiks nagu längu olla, et tegelikult peaks olema üks pilt sul seinal ja see peaks kuidagi nagu olema mingi ilus siuke loodusvaade ja need portreepildid jäägu siis sinna magamistuppa. Et kuidagi nagu hästi lihtsalt ja sõna otseselt, et seal oli huvitavaid artikleid, et kuidas kohvilauda katta ja et kui on elektriline selline mingisugune see masin. Tolmuimeja. Et siis oli nagu lugeja küsimus, et kui on elektriline tolmuimeja, et kas ma pean selle suunama tolmu poole või see kogub ise nagu tolmu ära toast. Et selliseid huvitavaid nagu leide, et kuidas siis tõesti, mis küsimused olid tol ajal, et väga praktilised küsimused. Nüüd kindlasti sealt on selliseid mitmeid läbivaid teemasid ja läbivaid kirjutajaid, kes siis läbi nagu erinevate ajakirjanumbrite kuidagi üsna süstemaatiliselt püüavad ikkagi tutvustada midagi, mis siis peaks ühe moodsast talupidamisest tegema sellise kõlbelise elukoha. Ja kindlasti köök on, ma arvan, üldse nagu modernismi perioodil ja me sellest perioodist ju tegelikult räägimegi üks kõige enam nagu muudetud selliseid piirkondi ühes majas. Et köök oli see, kus tehti nagu, ütleme, köök kui mõiste üldse nagu avanes ka tol hetkel, et mõnes mõttes, kui me loeme, näiteks Heiki Pärdi on väga mõnusasti kirjutanud, et kuidas oligi ju rehe tuba või et kus tehti ka kõiki asju koos. Et tekkis tegelikult köök kui justkui selline töötuba või kabinet ka siis perenaisele. Ja kindlasti siis selles ajakirjas oli seda ju väga nagu läbivalt tehtud, ka nagu tutvustatud. Üks, ma arvan, et võib-olla nagu tuntumaid ka ja kellest on ju väga ilus publikatsioon, mitmeid, on Erika Nõva, kes on siis Eesti, ütleme, selline esimene naisarhitekt, kes siis tõesti tutvustab hästi kuidagi praktilistel kaalutlustelt, et milline ja kuidas üks köök peaks toimima. Ja meid just väga huvitas see, et mitte lihtsalt siis süübida või lugeda mingisuguseid vanu tekste, vaid tõesti ka mõista, et kust sellised ideed üldse nagu saabuvad. Et Erika Nõva ise õppis küll ainult minu teada Soomes, et ta nagu välismaal ei olnud, aga kindlasti ju info liigub tol ajal väga palju. Et hästi tore oli nagu siis teha mõnes mõttes ka sarnast sellist katalogiseerimist või nagu kõrvutamistööd, et seal paremal pool on siis üks foto Margaret Schütte-Lichotskist, kes kuidagi nagu tutvustas siis sellist moodsat kööki, mis on siis hästi funktsionaalne, et ühesõnaga liigutuste arv on viidud minimaliseeritusele. Ja see just siis oligi esitatud ka 2026. aastal, kui Frankfurt Küchena, see oligi nagu selline produkt sedasi osta. Ja huvitav on nagu näha neid kuidagi selliseid kõrvuti, kuidas mõnes mõttes see aken ja see selline pink, kus sa saad tõesti nagu ringi pöörata ja tööd teha ja see laud on nagu hästi sarnased, aga mõnes mõttes siis Eesti taluköök on ikkagi natuke suurem, et kuskil on nagu sellised, peab rohkem, ma ei tea, vilja hoidma või ei oska nagu täpselt öelda, kusjuures tal on joonist veel kirjas tõesti, et mis need sahtlid kõik tähendavad. Et hästi nagu tore oli kuidagi nagu mõista, kuidas need ideed liiguvad piirkonniti. Või siis ka nagu, see on üldse üks huvitav asi, kui hakkavad tekkima nagu diagramm, et diagramm on mingisugune lihtsustatud variant, kuidas mingid asjad töötavad, et huvitav oli näha ka seda sellises taluperenaise ajakirjas. Et siin on nagu selline ka Arna Martin, kes siis tutvustab sellist hästi funktsionaalset kööki, et kuidas siin nagu ütleme noolte kaudu ja mis on need vahendid, mille kaudu inimene liigub, ütleme, või siis taluperenaine. Et tegelikult see on täpselt kopeeritud siis Christine Frederiku ühe joonisjärgi, kes on siis 20. sajandi alguses Ameerikas väga hästi põhjalikult töötleb läbi kõiksuguseid, kuidas siis vähendada, ütleme, ka nende tööd köökides. Et siit on nagu huvitav ka nagu näha, et ongi, et koda on nagu porch ja siis töölaud, et selline, kuidas ta on tõesti nagu kopeerinud selle üle. Et kui see joonis nagu ilmus, siis Alma Martinil ei olnud mingisugust referentsi, et kust selline nagu idee on üldse tekkinud. Ja
mõnes mõttes see köök oli ka huvitav, et see Nigul Espe on üks, kes nagu niimoodi iga ajakiri ta ilmutab sellise mingisuguse pildi mingist nagu kihvtist ruumist või noh, mingist moodsast ruumist. Et ta oli ise ka Pallase üks õpilane ja lõpetas ka minu arust mööbli nagu disainimise ka. Et mõnes mõttes see köök tundus hästi luksuslik, eriti veel sellise saarekesega, mis tänapäeval on ju meil korterites väga kuidagi või majades hästi tuttud. Ja kuidagi siit kui me pakkusime välja seda projekti teha või seda näitust teha, meie esimene mõte oligi ka see toimumata jäänud tulevikud, see nimi ja teisest küljest ka idee töötada makettidega. Et see on üks foto nagu sellest maketist, mis me tegime. Et kui me räägime sellisest tulevikust, mis selle ajakirjades ei toimunud, siis me mõnes mõttes nagu tegime nad ära. Aga see on ju tehtud maketis, nii et ta ei toimunud muidugi reaalselt, aga reaalselt ta toimus, aga siis 10 korda väiksemana. Et see meetod, kuidas nagu ka seda näitust, nagu seda näituse uurimust ja kuidas see näitust ka vormistada, on nagu hästi tugevalt seotud. Ja see on nagu foto maketist, mis on kuskil niisugune üsna tilluke. Ja praegu on see ka Heimtalis siis veel üleval Viljandis, kus me siis tegime maketist foto, panime selle ülesse koos, ütleme selliste referentsidega ja uurimustööga. Ja kõrvuti on siis ka seal see väike makett ise, et tegelikult on tõesti selline hästi tillukene. Et see on ka nagu üks viis, kuidas minu arust töötada ruumiga, nagu arhitektina, et see tõesti nagu, mõnes mõttes on see ka stseen, aga teisest küljest on see tõesti nagu läbimõtlemine sellest, et kuidas üks nagu ruum on üles ehitatud. Ja ka kogu see näituse nagu ülesehitus siis on ehitatud mõnes mõttes sellise nagu seinte peale, mis siis jagab nagu seda olemasolevat näitusruumi Heimtalis. Et tekkisid ka sellised suuremad kategooriad, et üks köök on kindlasti üks kategooria, millega tegeleti tol ajal, et samuti ka vaba aeg või selline nagu lõõgastamise aeg. Et kui puhkusepaus võib-olla eksisteeris, aga selline idee kui lõõgastus oli tegelikult mõnes mõttes ka väga nagu uus funktsioon justkui, mida sai ka mingitele ruumidele edasi anda, et selline mõte nagu terrassist näiteks või rõdust, seda kutsuti rõduks tol ajal, et terrassi sükest sõna nagu ei olnudki. Ja selle näitusega samuti me kuidagi, kuna see näituse enda saal seal Heimtali vallamajas on üsna nagu selline tühive, et me tekitasime samuti ruumilise installatsiooni, kus on sellised seinad, mille taga siis see näitus avaneb, aga et need seinad nagu ühest küljest vaadatuna on hästi puhtad ja installatiivsed. Et kuidagi mingi hetk nagu hästi huvitav oli minu arust lugeda ka, kuidas sellised abstraktseid vorme, et tekib niisugune nagu abstraktse vormi nagu tutvustus üldse nagu mentaliteeti, et kuidas nagu Aleksander Remmel kirjutab hästi keerulise artikli ekspressionismi ja kubismi mõju tikanduslisse ornamendisse, taluperenaine 1929. Mõtlesin, et ma loen ka ühe väikese, nagu et Laura luges ka, et ma loen ka ühe niisuguse koha ette minu arust, mis on nagu hästi armas, sest et ta tõesti, Aleksander Remmel on ka muidugi nagu hästi akadeemiline, aga ta püüab seal taluperenaises tõesti kuidagi selgitada, et miks enam ei ole nagu lillekesed, vaid on sellised abstraktsed vormid, et ta kirjutab niimoodi, et nõnda näiteks väljendab siis kunstnik kurbust vajuvate joontega, sulgudes, nagu leinaga sooksed, sulud lõpevad, kurba värvi koos kõlaga ja loodis ning kaalus ribadega, sulgudes rahu, millest vaid lõikuvad läbi teravad nurgad ja nooled, sulgudes valuhood. Et ta kuidagi nagu sellist nagu üsna keerukat ja abstraktset asja, mis siis ütleme tegelikult ju esimese maailmasõja nagu järel või ka on tekkinud, püüdab kuidagi nagu lahterdada hästi niimoodi akadeemiliselt ja kiiresti. Et minu jaoks oli hästi nagu inspireeriv ja me võtsime ka nagu sellistest vormidest ikkagi eeskuju, et milline selline moodne nagu vorm siis on. Ja võib-olla nagu ka reflekteerida natuke seda Veneetsia näitust ja kuidas käib Veneetsia näituse, ütleme selline projekteerimine, mis on nagu hästi detailne ja ikkagi nagu laseritega mitu korda üle mõõdetud. Et see oli teistsugune mõnes mõttes, et me olime tõesti 4, et mina, Laura ja 2 nagu autorit veel, Kadri Väljaste ja William LeGreili, kes on siis Inglismaalt. Ja me tõesti nagu töötasime käsitsi nagu läbi sellega, et terve projekt oli käsitsi tehtud, kus me tõesti nagu saime kõik koos katsetada, et mis need nagu ruumid on, et mõnes mõttes sellised lihtsalt nagu kandekonstruktsioonid, et ka nendes nagu oli peidus mingisugune arhitektuurne loogika, aga samas ka lihtsalt nagu selline esteetiline loogika. Ja ka selline makett, millega siis sai tegelikult päriselt töötada. See nii palju, et see käsitsi tegemine tegelikult tuli sellest, et selle projekti me
tegimegi kuu aja vältel juulikuus ja me elasime seal koha peal ja see oli küllaltki limiteeritud, millised võimalused meil seal olid, või ühes osas oli meil tohutult võimalusi, näiteks nagu puidutöökoda ja tomateid täis kasvuhoone ja palju tube enda käes ja ruumi, aga et selles osas, et palju me siis oma nagu igapäevaseid tavalisi tööriistu kasutada saime, et see oli hoopis teistmoodi. Et siin on nagu välja võtta sellisest voldikust, mis meil näitusel oli ka, et kuidagi see voldikuse plaan ka, et proovisime selle tõesti teha sellise mingisuguse vormiharjutuse sinna keset Heimtalit ühtäkki. Ja kui seinte taga avaneb kogu nagu selline maketi ja uurimustöö kogu nende referentsidega ja fotodega, et siis mõnes mõttes ruumi sisenedes on see üsna tegelikult selline nagu rahulik ja nagu väga selline nagu värviline, siin on veel rohkem värvilisem selle pildi peal. Et üks hästi tore lugu veel, mis täiesti kuidagi haakus selle teemaga, et toimumata jäänud tulevikud, olid tõesti need lambid, siis need 2 lampi on tegelikult disainitud või kujundatud Alar Kotli poolt, aga neid kunagi ehitatud valmis. Ja need tegelikult siis alles nagu hiljuaega mõned aastad tagasi Alar Kotli tütar Anu Kotli siis tegelikult nagu joonistas need uuesti üles ja lasi ehitada selle ruumi jaoks. Et sellise väikse nagu žestina me panime ka ühe nende lampide alla ühe valgustella sellise peegli lihtsalt, mis siis justkui mõnes mõttes sinna sisse vaadates, sest see on kuidagi naturaalselt, mida inimesed esimesena üks hooga teevad, nad tegelikult nagu näevad ennast ja seda lampi ainult. Et sellise viitena sellele tulevikust, mis oleks pidanud võib-olla juhtuma Alar Kotli ajal, on siis juhtunud tänapäeval. Ja selliseid viiteid, et kui ma alustasin, kus see inspiratsiooni sai sellisest Mondriani nagu sellisest maalist, kuskilt aluseina peal justkui, et oleks võinud olla. Et ühel hetkel siis Merle, kes töötas ka seal Heimtali muuseumis nagu koguna, tõi välja sellise tikandi, mis ta ütles, et see on täiesti imelik, et selliseid asju nagu ei tehta, et selle pidi mingi imelik inimene tegema, kes nagu tolle ajal elas seal. Ja meile oli see justkui ka sähvatus taevast, et mõnes mõttes me panimegi siin alla ka väikese sellise Mondriani nagu päris siis ühe teose, mis ei ole nagu päris teos, aga väikese sellise viitena, et kui see on tehtud tõesti ka kuskil 20. või 30. ta ei osanud seda nagu dateerida, et mõnes mõttes see Piet Mondriani oma, kui ta nagu Ameerikasse töötas, on nagu päris sarnane, nagu üllatavalt, et see nagu imelik leid. Aitäh! Suur tänu teile oma mõtete jagamise eest. Nüüd on meil aeg väikeseks vestlusringiks. Mul on endal mõned küsimused ja peale seda ma ootaks publikult küsimusi, et kui kellelegi on soovi, siis ma jagaks mikrofoni edasi, et siis öelge, andke teada. Ma alustaks monumentidest. Te Veneetsia arhitektuuribiennaalil oma näitusega viskasite õhku küsimuse, et mis on monumendi tähendus kaasajal ja üldse Eesti ühiskonnas, et klassikaline monument on harva selline aktiivne asi inimeste elus. Ja pigem on siis sellised praktilised avaliku ruumi objektid, mis lähevad korda, nagu Soo tänava ümberehitus ja äärekivide madaldamine siis 2013. aastal, kus kodanikuühiskond pani siis sõla alla. Ja et te olete tegelenud monumentide liigitamisega, et nüüd on Maarjamäe kommunismi memoriaal valmis saanud, et kuhu see liigitub ja mis te sellest arvate? Võib-olla nii palju, et jah, et on valmis saanud ja see on tõesti väga huvitav lugu, et me just vaatasime ka, et kuidas et sellest, mida me kirjutanud oleme, et mingisugused asjad tunduvad nüüd palju provokatiivsemad sellest hetkest, kui see Maarjamäe monument on valmis saanud, et see on nii nagu värske ja palju kajastust saab projekt praegu ja me oleme omavahel ikka arutanud ka, et mis me siis arvame. Aga võib-olla põhiline asi, mida ma võin öelda, et ma arvan on, et ruumilise kogemuse minu arust see on nagu hästi lahendatud, et minu arust sinna on huvitav minna edasi, et
võib-olla teine küsimus on, et kas üldse noh, et jah, et millisel kujul on tänapäeval monumente vaja või et kuidas see projekt tehti ja nii edasi. Aga peamine tunne mul sellega on, et see asi on hästi ära tehtud, aga järjekordselt, et tal on seal ümber ka tegelikult nii palju võib-olla natuke realiseerimata potentsiaali, et selle projekti puhul oleks minu meelest see saanud olla veel edukam, kui oleks rohkem selles olnud siduvat elementi, mis käib mitte ainult, ma ei räägi sellest nõukogudeaegsest memoriaalist, mis seal kõrval on, mis minu meelest on ka tänapäeval avaliku ruumina hästi kasutuses või saaks vähemalt olla, et minu meelest väärib kindlasti kordategemist, aga samamoodi selle nüüd uue monumendi ühendusest Pirita teega näiteks, et ta tegeleb võib-olla natuke liiga palju ikkagi iseendaga, et ta saaks nagu veel avatum olla. Nii et ma just mõtlesin, et me ei ole ainult isekeskis sellest rääkinud, aga Gregor Taul kutsus meid arvamusfestivalile sellest nagu avalikult arvama ka muidugi, et see on nagu, tee on olnud nagu vist kuum teema see suvi ka ja see aasta. Kas see on tegemist on siis pigem tugeva monumendiga, et ta on poliitiline ikkagi? Ma arvan, et see on kindlasti ta ei ole nõrk monument. Minu arust see tugev monument on hästi huvitav küll, et mis asi on nagu nõrk monument ja tugev monument, et kui ma kuulsin ka, et selleks läheb et see läheb nagu ehituseks, siis ühesõnaga ma esimese hooga olin tõesti hästi segaduses, sest et esiteks seal on juba väga nagu palju ja keerulist ajalugu, teiseks seal on üks täiesti töötav avalik ruum hetkel, kuid mille minevikku siis mingisugused inimesed on otsustanud kuidagi nagu eirata ja on otsustatud ehitada sinna kõrvale mingi uus, nagu ütleme, ehitis, mis siis püüab mingit nagu täiesti uut ideoloogiat nagu ütleme ajada. See ei ole nagu uus ideoloogia, aga ühesõnaga ta vastandub sellele, mis seal juba on. Ja selle tõttu minu arust ta on lihtsalt selline nagu veidikene nagu minu jaoks liiga tugev monument. Oma nagu sellises kontekstis, kuidas me nagu töötame selle sõnaga ka. Et jah, minu jaoks on see koht ka hästi ka üle küllastunud, mõnes mõttes see piirkond seal. Et see on nagu juba nii keeruline asukoht ja jah, ma võib-olla siin jätaski selle. Et siis, kui me rääkisime siin nõrgast ja tugevast, et te rääkisite, et Tadeusz Riha pakkus vist välja selle sõnapaari just ja tšehhi keeles ja nõrgal on hoopis natukene ka teistsugune tähendus kui eesti keeles. Et kas te avaksite seda tagamaad? Seda tšehhi keele, või nii palju, me ei oska seda ka väga palju paremini avada, kui me ei tea sellest nii palju rohkem, et ikkagi see, et miks ta eesti keelde on tõlgitud nõrgaks või inglise keeles weak, et ma arvan, et meie oma nagu grupi seas on Tadeusz roll selles sellepärast kõige suurem, et mina ja Roland ei suuda kunagi nii provokatiivsed olla kui Tadeusz, et me oleks ilmselt kutsunud seda millekski nagu habras või midagi sellist, aga see, et ta sai nõrk, et see on, ma arvan, selline Tadeuszlik provokatsioon, aga millega ma täielikult kirjutan sellele alla, et selle puhul, ma arvan, et seda teebki huvitavaks see, kui lihtne seda sõna on tavaliselt näha millegi halvana või et see on kasutuses kuidagi negatiivse omadusena. Aga sellegi poolest siis ongi huvitav just mõelda selles teises aspektis. Ja, sellest on nagu mõeldud ka, et Tadeusz lõputöö oligi päriselt nõrk arhitektuur ja temal oli, ta tundis hästi nagu mugavalt selles teemas ja see diskussioon nagu algeski tegelikult sellest, et mingit nagu tuli kuidagi kolme peale küsimus, et äkki teeks seda Veneetsia Biennaali ja siis need teemad, nagu Laura tutvustas ka, et see nõrkus oli üks teema ja ka mõnes mõttes Eesti perifeeria, et midagi nagu hakkas seal nagu kuidagi toimima. Et seda nõrkuse mõistet, et see ei ole nagu meie enda leiutatud ka, et seda on nagu tegelikult avartatud ja kirjutatud ka, et see on ikka ka mõnes mõttes kuidagi postmodernistliku sellisesse nagu alagruppi justkui saab liigitada seda, aga et minu arust näiteks just Eik nagu avab just kuidagi nagu Eesti poole pealt seda verust nagu väga kenasti ja oskab nagu oskuslikult seda kirjutada siia konteksti ka. Ja tegelikult ju nõrk oli, seda me saime, näiteks Andres Alveri on kirjutanud nõrgast arhitektuurist, mida me ei teadnud, saame ausalt öelda.
enne kui oli liiga hilja teada või noh, et me nagu ei uurinud seda. Aga tegelikult jah, et nõrga mõtte, see filosoofiline kontsept on ühe Itaalia filosoofi Gianni Vattimo loodud 70 või 80-ndatel ja Juhani Pallasmaa Soome arhitektuurikriitik on kirjutanud, aga tema on just kirjutanud Fragile Architecture'ist. Eestis on Hasso Krull sarnaselt avanud hoopis teemat väikekirjandus, mis on väga huvitav. Panu Lehtevoori on ka kirjutanud, et noh, kuidagi see teema on nagu käidud läbi ja seda vaadataksegi hästi erinevatest vaatenurkadest, et ilmselt selles sõnas nagu leidub mingi potentsiaal, mille vastust mulle tundub nagu ei leitagi, aga see kuidagi nagu keerleb. Ja meile tundus, et see nõrkus ja monument on nagu nii imelikus nagu vastandikuses, et me peame nagu seda energiat ära kasutama. Jah, siis ma küsiks veel sellist asja, et sattusin Veneetsia biennaalil Kataloonia paviljoni ja seal arutati selle üle, et projekteerisid uut arhitektuuri mingisse ruumi, et sellist tähendust nagu tühi leht, tabula rasa, et sellist ei ole olemas, et mõned arhitektid on ikka veel sellises illusioonis, et saame projekteerida tühja ruumi ja asukoht ja selle koha ajalugu tegelikult ju määrab, mis seal on olnud varem ja hakkab mõjutama siis tulevast arhitektuuri. Et teil anti Veneetsias valida mitme koha vahel. Kas need otsingud olid keerulised või milliseid asukohti te veel läbi vaatasite? See on esimene küsimus. Ja teine on siis see, et kui palju teie jaoks peaks olema ruumis midagi juba varasemalt olemas, et teil oleks mugav töötada, et millestki kinni haarata. Seda te mainisite ka Veneetsia projekti puhul, et hästi oluline oli, et kiriku ruumis on palju elemente. No selle Veneetsia projekti puhul oli sellepärast see alguses sellise väga kõneka ruumi leidmine oluline, et see on nii intensiivne projekt ja teil peab olema mingi selline kaal, et näituse külastaja, kes külastab päevas väga palju näitusi, kuidagi paneks seda tähele, et selles mõttes sellise intensiivse ruumi leidmine tegi meil ka töö selle võrra nagu lihtsamaks, et see oli ka sellepärast oluline, et lihtsalt nagu veel maksimaliseerida selle ruumi iseloomu. Aga muidu. Ja et ma arvan, et ma rääkisin ka natuke, et miks see valik selle langes, et kuidagi kõik need elemendid, millest ma rääkisin, et need olid selle põhjuseks, et teisi nii häid ruume me ei näinud tookord. Ja muidu on vist nii, et ei pea olema alati nii palju asju ees olemas või et selles mõttes, et alati on lihtsalt, ma olen nõus, et tabula rasat ei ole olemas, kui krunti näha, et alati on ju kinni hakata paljustki. Aga et kas see krunt on siis ma ei tea, et kas ta on linnas või on ta siis kirikus, et praegu ma arvan, et mul on veel seda nii palju noore arhitekti entusiasmi, et kõik asjad tunduvad huvitavad ja intrigeerivad. Aga millised olid need teised kohad, mis teile pakuti? Kas te saite ise täiesti valida või öeldi, et näed, 5 kohta on vaba, valige? Me andsime oma tingimused oma Itaalia poolsetele partneritele, kes siis leidsid meile erinevaid valikuid, millest 2 veel olid kirikud, mis olid suuremad ja halvemas asukohas ja natuke liiga sellised juba ära tehtud või et nad ei olnud veel nii varemelikud. Et see vareme seisus sellel projektil oli, või et sellel kirikul, mille me lõpuks valisime, oli meie jaoks väga positiivne ja teisest küljest me nägime paari palatsot, mis olid liiga sellised, et esimene korrus ja teine korrus kuidagi ära lõhutud ja et me töötame limiteeritud eelarves selles mõttes, et me ei olnud kunagi võimalust ju tervet palatsot võtta ja et me ikkagi teadsime seda algusest peale ja see ei olnud midagi nagu halba selles mõttes, et siis töötadki sellega, mis käes on ja see kirik vastas ka oma suuruses väga hästi sellele projektile.
mõtlesin, et see tabula rasa on päris huvitav küsimus, sest et et tabula rasa või ma ei tea, kuidas valge leht öeldakse selle kohta, tühi leht. Et ta nagu mõtteharjutusena, ma arvan, on päris kasulik või nagu arhitektina ka, ma ju tihti võtan valge lehe kätte ja kritseldan sinna midagi peale, aga kui käib jutt nagu kruntist, siis ma arvan, et krunt ei ole kunagi minu jaoks tabula rasa, et ka kõige igavam krunt, kui tekib niisugune sõnavara nagu, et et see on päris mingi igav krunt, siis tulebki mõelda, et mis seal igavat on ja see igavus on ka juba omaette põnev asi. Et ma arvan, et jah, nagu tühja krunti kui täiesti valget lehte, ma arvan, minu jaoks hetkel praegu ei ole. Kas Heimtalis oli ka piisavalt palju sellist, millest kinni haarata ruumis? Ja kindlasti, jah. Ma arvan, et... Ja need lühterid olid muidugi, jah. Need lühterid, aga seal olid niisugused hästi lõbusad, mulle väga meeldisid, see on niisugused nõukogude ajast on sellised pruunid paneelid seintel, sellised nagu hästi nagu läikivad ja need Heimtali töötajad vihkasid neid ja nad küsisid, et andke meile nõu, et kuidas neist lahti saada, et tahaks sellest nagu niisuguse korralikuma galeriiruumi teha. Ja me nagu otseselt nagu nõu ei osanud anda, aga me tõesti nagu võtsime ka eesmärgiks siis nendega kuidagi koos töötada või kaasa töötada, et see on ju lihtsalt see kontekst ja limiteeritud mingisugune piirangud, mis meile on antud, et nendega tuleb lihtsalt töötada ja nendest tuleb nagu välja võluda. Et ma arvan ka kõige sellistest kehvematest mingitest detailidest võib võluda täiesti mingisuguse mõnus ase välja. Tõsi. Siis ma küsiks ka seda, et teie näitustel on minu meelest omane see, et ta nagu kahekihiline, et külastaja läheb sinna ruumi ja olgu siis palju inimesi seal ruumis vähem, siis mingi osa inimestest kaob sinna konstruktsiooni taha ja iga uus külastaja saab siis nagu seda ruumi kogeda üsna minimalistlikult, et inimtühjana. Et kas teie jaoks on oluline, et tühjust peab olema mingi hulk ruumis? Kas on see miski, mis on nagu selline alguses peale taotlus olnud või tuleb see nagu niimoodi töö käigus? See on üks väga, kui et kas see on tühjus, et meil on väga selline raamitud tühjus, kui see on tühjus. Et see on jah, taotluslik, aga ma arvan ainult näituse projektides, vaid üldse, et nagu mingi selline usk praegu nagu on, et sellisesse raamitud tühjusesse või et kui lood hea raami, siis sisu võib-olla saab ka kasutaja ise genereerida sinna. Et nende näituste puhul on see muidugi ekstreemsem. Aga et ma mõtlen, et nagu huvitav, et võib-olla see on seepärast ka, et me oleme nii palju, näiteks eriti Veneetsiaga, et me oleme seda nii palju läbi projekteerinud, et siis kui sa ütled tühjus, siis mõtled, et et kuidas see tühjus on, et me oleme nii palju, ma ei tea, et nagu lõpuks, et võib-olla keegi tuleb sisse ja kasutaja jaoks on põrand tühjus, aga meie jaoks on nagu mingi läbimõeldud element. Et see on alati selline kahe otsaga tühjus. Ja, ma arvan, et nagu tühi ruum, ma ei tea, ma ei ole käinud vist tühjas ruumis, et kui on mingi ruum, kus on nagu seinad, aga tool ei ole, et siis need seinad on ikka seal või et ma ei teagi, milline see tühja nagu ruumi mingi absoluutne kogemus võiks olla, see võib päris huvitav olla. Mul tuleb kangastuvad mingisugused Matrixi filmi, mingisugused tunded, aga ma ei ole kogenud sellist asja. Et mõnes mõttes mulle tundub, et mõnikord, mida vähem asju on toas, seda intensiivseks muutuvad ka väga banaalsed asjad, nagu ongi põrand. Et siis sa nagu vaatad seda põrandat või vaatad oma nagu jalgu, et siis sellest nagu piisab mõnikord, et mingi ruumiline tunne tekib. Et see just raamistab ära siis seda, neid elemente, mis on ruumis. Jah. Aitäh. Kas te tahate ise midagi lisada või ma annan publikule võimaluse? Ma ei oska midagi lisada, aitäh. Kas tuleb mingi küsimus? Ma näen, jah. Mikrofon tuleb nüüd tagantpoolt. Aitäh. Kas te räägiksite natuke lähemalt sellest näituse ülesseadmise protsessist, et mainisite, et teil oli kohapeal kontaktid, kes aitasid teil ruumi leida, aga ehitajad olid Eestist ja et miks just sellised valikud ja kuidas te need inimesed leidsite, et kas see oli nagu korraldajate poolt ja kust kõik need materjalid tulid, et kas kõik oli Eestist või üldiselt?
Ja see on, või et jah, see on selline kindlasti Veneetsia projekti puhul on väga suur koostööprojekt see, et see tiimi loomine, et noh, et see on nagu pikk protsess selles mõttes, et kuidagi nii ja naa, et noh, käivadki suust suhu, kõrvast kõrva. No, ta ei ole nii pikk protsess, aga mõnes mõttes ta on nagu hästi kähku on vaja ikkagi nagu tegutsema hakata kohe. Aga me leidsime, ütleme näiteks oma Itaalia partnerid, me leidsime, et see kõige esimesena selle kaudu, et keegi sõber oli enne Veneetsia biennaalil töötanud. Et siin on lihtsalt näitus enne ka tehtud, et kogemusi tegelikult on. Et kindlasti tuleb lihtsalt haarata kõigepealt nagu kogemustega inimestest kinni, et Juhan Tali, kes siin ka istus või ma ei tea, kas ta on praegu veel siin, aitas meid ka nagu algusfaasis nagu üsna palju, et lihtsalt, et kuidas neil oli ka väga keeruline asi 3 riigiga koos teha Balti paviljoni näitust, et see oli nagu, et nagu minu jaoks üks asi, mis ma õppisin, et see on täielik logistikaharjutus, et nagu, et see algab pihta, et kõigepealt peab umbes lööma kokku, et kui palju sa saadad rekkaga asju siit ja siis sa selle järgi arvutad umbes välja, palju paat Veneetsias maksab ja siis vaatad, kas see mahub sulle eelarvesse. Aga noh, jah, ja siis, et lõpuks ka mingid sellised asjad, kui Eestist lähevad 6 meetri pikkused puittalad, et siis kuidas nad kiriku uksest sisse saab ja nii ja nagu kuidagi alati saab ka. Et võib-olla ma tunnen, et ma olen alati hästi skeptiline, et ma nagu mõnikord võib-olla ei ole küllalt nagu ei mõtle ideaalides, et ma juba mõtlen alguses kohe, et nii ikka ei ole üldse võimalik, aga tegelikult nii palju asju on võimalikud just tänu sellele, et see teiste kogemusest õppimine ja samamoodi, et meil oli ju alguses eriti, või ütleme peaaegu pool aastat töötas meiega kaasa Eestist ka selline komisjon, need samad inimesed, kes oli olnud žüriis, olid meid valinud, kes siis pidid nagu, või aitasid meid rasketel hetkedel ja andsid ka püsivat tagasisidet. Et ma arvan, et me küsisime nagu päris palju abi, et seda me ütlesime ja tegelikult see oli ka veel kellegi teise soovitus, Johanna Jõekald, ma mäletan, ütles mulle kuidagi, et kõige hullem on see, et kui teate nagu enda suhtes kinni ja hakata nagu ainult iseendaga arvata, et suudate kõik ära lahendada, et me nagu üritasime kõik sellest tsoonist välja saada ja isegi nagu ebamugavatel hetkedel abi küsisime me päris palju, et inimesed teavad ja aitavad ja aga et logistika, et me võtsime just välja tegelikult ühe pildi, mis on alati hästi kõnekas, et see hetk, kui jõudis see rekka täis asju läbi oli siis paadi peale pandud Mestres, mis on Veneetsia maismaa osa ja siis tuli paadiga sinna kiriku ukse taha, et see on hästi nagu huvitav hetk on näha neid 6-meetriseid talasid, siis kuidas nad on niimoodi risti kanaliga ja siis sealt kiriku uksest sisse lähevad. Aga nagu ma isegi julgen nendest asjadest rääkides, me kõik see veel maha võtmata. Nii et meil nagu tuleb see teistpidi logistian harjutas. Et see on tõsi, et mingi hetk nagu võib-olla mingi hetk paljud inimesed ütlevad, et ei saab ikka hakkama. Et ma mäletan, kui ma nägin, kuidas et seal on nagu 5 tonni unikive, eks ju. et üks alus on 1 tonn, siis ma nägin, kui see paat nagu tõstis siis selle üles ja hakkas siis tõstma selle kiriku poole ja siis hakkas see paat nagu ümber kukkuma, siis nad tõstsid selle tagasi. Ja kuidagi nagu kõik mehed läksid sinna teise paadi äärde ja siis mõtlesin ka, et tegelikult kogu näitus on seal ühes paadis. Et tegelikult on päris suur risk, et sul on nagu kindlustus ja kõik on nagu olemas, aga lihtsalt mingi hetk sul ei ole tegelikult nagu Eesti Veneetsia paviljoni, kui mingi töömees mõtleb, et mahub ikka läbi, vaata. Aga et jällegi, et kui mõelda sellisele koostööle, et selles mõttes ma arvan meie jaoks ka, et see oli et see on nagu selline aasta ja see on väga intensiivne aeg ja siis mida rohkem koostööd teha inimestega, et siin on ka Kerli ja Agnes stuudiost, kes tegid meie graafilise disaini lahenduse näitusele ja raamatule, et see kõik on nagu nii põnev protsess ja Eesti ehitajad, me lihtsalt ei võtnud seda riski, et keegi Itaaliast need puitdetailid ära ehitaks, et see on suht väike võimalus ja nüüd oligi, et meil on siis Itaalia poolsed partnerid, kes tegelikult ka tegelevad näitusehitusega, lihtsalt mitte meie näitusehitusega, et nüüd me saame neile oma siis alles jääva materjali, et me ei too seda Eestisse tagasi, mis on ebarentaabel, vaid see jääb sinna, aga kui nad on niimoodi, et 6-meetrised õlitatud puit talad
need on sirged ja mingite perfektsete nurkadega, nad nagu ei suuda seda uskuda. Et selles mõttes on nii eksklusiivne materjal nende jaoks ja meil on praegu see, et meil on mõtet tagasi tuua, et sellised head nagu seosed tekivad seal ka. Kus teil see mulduspäikse probleem lahenes, mis oli vahepeal pistis kära, et kaotajad bensiini hitatud? Ja kuna seal, see on selline, ühesõnaga, et mis meie, ma ei tea, probleem, situatsioon oli selline, et linn avastas, et neid jooniseid, mis me olime kinnitamiseks saatnud vaadata 3 päeva enne näituse avamist, kui nad arvasid, et ei, võib küll, aga võib-olla mingi 10 sentimeetrit võiks olla eespool see sein. Et siis tulime Itaalia poolne produtsent sinna kirikusse, oli nii, teil on sein juba püsti. Ja siis, niimoodi see siis jäi nagu, et tagantjärgi siis aetakse neid asju, aga et praegu tundub, et on situatsioon selles mõttes kõigile meeldivalt lahenenud. Praegu see on stabiilne, mõtleks. Jah. Selge. Et palun rääkige natuke ka biennaali kuraatorist. Kes need olid, mis oli üldse biennaali teema ja kuidas see teie nõrga monumendiga haakus? Biennaalil, arhitektuuribiennaalil on saati ka valitud peakuraator või 2 või peakuraatorite tiim ja see aasta on need 2 Iiri arhitekti Shelly McNamara, Yvonne, Stephanie McNamara, Shelly McNamara nende firma nimi ja nemad siis seadsid üle sellise... Kuidas? Grafton Architects. Nad seadsid üles sellise teema nagu free space, mis on iseenesest, millel, ma ei tea, meie meelest oli päris palju potentsiaali ja lõpuks see meie näitus võib-olla suhestusigi päris hästi, et nende selline keskne mõte oligi rääkida arhitektuurist või ruumist laiemalt, mitte objektikeskselt, et ütleme traditsiooniliselt kui mõelda arhitektuurile, siis on nagu mõeldakse majadele või hoonetele, et siis nende see teema avamine oligi laiem, et arhitektuur kui ruum üldiselt ja kus on siis avaldub ruumiline potentsiaal, mis on ühest küljest nagu väga põnev oligi meie jaoks ka, et meie tegelikult see Eesti pakkumine või võistlus oli juba toimunud enne seda, kui see peateema avaldus, nii et see on ühes küljest võib-olla, et see on juhus, et need teemad hästi haakuvad, teisest küljest, eks see ongi peegeldus sellest, et need teemad on lihtsalt praegu üleval ja paljudel arhitektidel mõtteis. Võib-olla minu jaoks nende, et eks on alati nii, et need peakuraatorid mõtlevad siis välja mingisuguse teema või pakuvad välja mingisuguse teema, aga ometi, kuna on tegu ülemaailmse üritusega, siis nagu peab olema ettevaatlik, et kõik ikkagi saaksid teha seda, mida nad tahavad. Nii et nagu lõpuks on see teema avatud sellisel kujul, et iga inimene saab sinna üsnagi ükskõik, mida sisse lugeda. Ja mina olin natuke võib-olla nende kuraatornäituses pettunud, sest et lõpuks see oligi selline, et free space nagu need head detailid kellegi jõuka inimese suvilal. Või et seal tekkis nagu mingisuguseid hetki, kus oli täiesti kaootiline, et võib-olla millest üldse see teema räägib. Aga iseenesest võib-olla jällegi, et see esialgne ülesseadmine oli mulle sümpaatne. On nii? Jah, ma ei oska kommenteerida, jah. Ma nõustun Lauraga. Aitäh! Heiki Päeva arhitektuuri armastaja ja austaja, aga mitte professionaal. Laurale ja Rolandile suur tänu väga ilusa ettekande eest. Ilmselt monument on üks nendest asjadest, üks paljude seast, mille kohta me arvame, et me teame justkui kõik, mingil tasemel vähemalt, ja ühel hetkel avastad, et tegelikult pole see üldse nii, et on hoopiski midagi muud. Võttes näiteks Raul Vaiksoo 101 Eesti monumenti, siis asi on selge.
Kui vaadata siit näiteks ka seda tänast pildigaleriid, et siis alustades Peeter Esimese ausambast, mis on monument ka asi selge, kuni Soo tänavani, mille korral hakkad juba nagu tõrkuma, et kas tänav on monument. Ja kuna see Soo tänav on minule väga südamelähedane, Laura oskab seda kinnitada ja Roland ka, et siis julgen öelda, et ma olen seda tänavat näinud 3 eri moel. Viimane siis nii, nagu ta siin praegu on. Ja julgen öelda seda või oskan öelda seda ka, et mõne nädal tagasi sõitis meie maja ette auto, kraana tõstis sealt maha pingi ja paar päeva tagasi nägin ka üht inimest, kes seal siis istus küll niimoodi nukra näoga ja õllepurk kõrval, aga ilmselt oli asja ette. Ehk mu küsimus tegelikult on siis selline, et milline seos on monumendil ja ajal, ehk kas monumendid on ka nii-öelda dünaamilised asjad ja kas üks nõrk monument saab ka tugevaks minna ja vastupidi, tugev nõrgaks ajas? Eelmise vastasingi mina. Aitäh väga huvitava küsimuse eest. Ja ka väga mõnusa sissejuhatuse eest nagu sinna küsimusse. Selles suhtes, et jah, et see pealkiri, millega me tegeleme, see oli nagu nõrk monument, et me kuidagi tegelesime mõlema teemaga, et kui korraks veel, et te küsisite ka monumendi sellise, et kuidas me nagu mõistame, kas me mõistame seda korrektselt, et traditsiooniliselt ju võiks öelda, et monument on midagi, mis on raiutud kivisse ja tema eesmärk on mõnes mõttes olla olnud või on ka kõige traditsioonilisemas võtmes siis olla nagu igavene, et see on tema eesmärk on nagu igavikuliselt siis midagi nagu säilitada, mingisuguseid teabeid või tõdesid. Et kõige nagu vanem monument on siis näiteks hauakivi näiteks, et see on selline mingisugune mälestus mingisugusest objektist. Nüüd, see, kuidas me käsitlesime, et Laura mainis sellist asja, nagu, et see monument on nagu ekstreemne objekt. Ekstreemne projekt. Et ma proovin kuidagi nagu lahti mõtestada, kuidas meie seda sõnastasime ka, seda monumenti. Et siis nagu tuleks selle dünaamilisuse küsimuse poole, et mõnes mõttes see monument on ka väga, et teda saaks võtta kui arhitektuurise projektina, et tal on fassaad, see, milline ta välja näeb ja täpselt niimoodi ta kõnetab ka rahvast kõige rohkem või siis nagu inimesi. Ja tavaliselt on ta ka nagu avalik projekt, ühest küljest on see, mitte alati, kuidas ta rahastatus, teisest küljest, et kus ta nagu asub linnas, et tema positsioon linnas on hästi oluline. Ja siis muidugi klient, et keegi on tal nagu klient, et keegi ju nagu rahastab siis seda. Et mõnes mõttes see on nagu üks üsna tavaline nagu arhitektuurne projekt, aga kuna ta on nii spetsiifiline, siis ta nagu kõnetab hästi nagu sõnaselgelt, et kui tal midagi läheb viltu või kui pragu tuleb sisse, näiteks kui on see Vabaduse rist seal Vabaduse väljakul, siis on kohe suur probleem. Et see Vabaduse rist on minu arust väga dünaamiline monument mõnes mõttes, et ta nagu ei seisa püstesti või ta nagu natukene nagu laguneb mõnikord. Et siis tekib küsimus, et kas see on nagu hea või halb, aga see on täpselt see, mida nagu monument ei taha olla, traditsioonilises mõttes monument tahab olla nagu igavene. Aga kui nüüd tuleb küsimus nagu dünaamilisest asjast, siis kindlasti see on nagu täiesti võimalik, et meil on ka seal kataloogis nagu näiteid, kuidas on objekte ümber sõnastatud. Mõnikord aitab lihtsalt, et nimetad ümber mingi asja, paned mingi teise tahvli. Aga et kui Soo tänava tekib nagu pink, siis see on ka minu arust täiesti nagu loomulik, et tegelikult sinna on küll nagu pinki vaja. Et see, kuidas nagu Soo tänav üldse mahub monumendi nagu nimistusse, aga meie puhul siis kindlasti sinna nõrga monumendi nimistusse, on ikkagi ka see, et mida me nagu ootame, et kui ühelt monumendilt siis ütleme, et kui see ütleme objekt ehitatakse, siis ta peaks mingisuguseid ideaale nagu kandma või andma edasi, ma arvan, nagu ühiskonnale. Et see Soo tänav oli nagu meie jaoks sellepärast huvitav, et ühtäkki täiesti tavaline mingisugune asfalttee sattus nagu ajakirjad esikaantele ja ka mingisuguste seltskondade nagu linnaplaneerimisse näiteks, et kuidas nagu ütleme, kuidas on üldse võimalik, et kes see nagu võtab kätte sellise projekti. Et selles suhtes see Soo tänav on minu arust nagu hästi dünaamiline projekt ja see, mida ta kannab endas, ongi selline päris nagu korralik siuke nagu
polis oma kõige linna vanemas mõttes, et on nagu inimesed, kes seisavad nagu linna eest mõnes mõttes, et on nagu kuidagi inimese soovist tekkinud selline nagu eesmärk, et me tahame paremat linnaruumi. Ja et nüüd on tekkinud selline võimalus sinna pink panna, siis minu arust see on väga mõnus. Aga et võib-olla ka neile inimestele, kes Soo tänava lugu väga ei tea, et siis tegu oli, et mingisugusel ajahetkel siis Soo tänavat hakati lihtsalt uuesti asfalteerima põhimõtteliselt, et see oli, teekatte oli halvas korras ja siis said naabruskonna inimesed nii-öelda jala ukse vahele, et seal on ka väga tegev või vähemalt tollal oli tegev selline arhitekt nagu Toomas Paaver, kellel on hästi tore selline ma ei tea, filosoofia, et kuidas asjadega tegeleda, mis seisneb selles, et kui juba kuskile raha või üldse ressursse läheb, siis on mõtet neid nagu kohe hästi ära kasutada. Et nüüd selle Soo tänava puhul seisnes see selles, et kuigi nagu Soo tänava ümbertegemine on niikuinii ka Põhja-Tallinna detailplaneeringus niimoodi ette nähtud, et kunagi võiks tast saada selline, ma ei tea, ilusate tänavakividega tänav, siis selle tänava ümberehitusega, mida siis naabrus või Telliskivi selts ütles põhimõtteliselt oli, et aga teeme nagu kohe ka ikkagi nii hästi kui võimalik ära. Ja mis tehti oli, et kaotati ära üks autode rida ja laiendati jalakäijate ala ja rattateega seda. Ja põhimõtteliselt ainus kaks nagu elementi, millega seda ruumiliselt lahendati, mis on asfalt. Teine element on siis, et tee keskel on pandud lambipostid, mis on ka natuke madalamad, et seda nagu rohkem inimese skaalasse tuua. Et selles mõttes midagi nagu, et seda projekti ei saa selles osas idealiseerida nagu mingist vapustavat arhitektuurset projekti, et mida ta nagu ruumiliselt teeb või aga et see, mis on selle väärtus, on, et ta seadis mingisuguse pretsedendi, mitte ainult selles naabruskonnas, vaid ma arvan, et Tallinnas ja võib-olla isegi Eestis laiemalt, et praegu, kui vaadata, millega linn tegeleb, niikuinii on selline avaliku ruumi aeg kätte jõudnud, mis minu meelest on äge, sest et elanikud hakkavad oma kodudest väljapoole vaatama ja et nagu näevad, et see linnaruum on ka nagu nende või meie kõigi teha ja et see mõjutab, kuidas me elame. Ja Soo tänav oli sellepärast selline pretsedent projekt, et selles mõttes tema väärtus, ma arvan, ajas nagu isegi ju kahaneb, et tegelikult niimoodi meelde ja tal ei ole sellist püsivust nagu mingisugusel mõnel teisel traditsioonilisemal monumendil, aga et selles hetkes oli ta hästi oluline või ma arvan, et siiamaani on. Nii, kas on veel küsimusi? Tundub, et praegu ei ole. Aga ma tahan veel tänada teid, et tulite siia. Aitäh, Laura ja Roland. Ja tahaksime oma poolt anda teile natuke lugemist. Siin leiab ka mõne monumendi ja ka ühe sellise praktilisema asja. Nii et aitäh teile. Aitäh. Aitäh. Ja tahan veel seda öelda, et meil siin poes on saadaval veel näituse kataloog. Samamoodi nagu siis ma juba varem mainisin Maja ajakiri. Kes soovib seda soetada, siis soovitan oma riiuleid täiendada kirjandusega. Ja järgmine loeng elava ruumi sarjast toimub 2 nädala pärast, 24. oktoobril ja siis on meil külas Raul Vaiksoo, kes räägib proportsioonist ja Jumalast. Selline suur teema. Nii et ootan uuesti teid külla ja aitäh, et tulite.